Jaak Karp, Liepāja Triopeti vastu mäng tasavägine, ülivõitluslik, 4-punktine kaotus. Väga tugev võistkonna vastu. Uurisid pikalt praegu just protokolli, et mida sa leidsid sealt? No, eelkõige leidsin vaba visked 23-10. Et saame numbreid vaadates tablool, siis saame nentida, et oleks head tulnud paremini, oleks. No, oleks piisanud pooltest ära panna ja oleks ka juba hoopis teine mäng, aga jah, see on oleks, et eks need ikkagi vigastuste pärast on teatud meestele nii suur koormus langenud, et ikkagi varem või hiljem see pidi ka nagu tunda andma, aga samas no ikkagi vaatamata kõigele võitlesid ikkagi lõpuni, et see oli minu jaoks ikkagi positiivne. No see oli lõpus näha ka, et Karlis Heidaks muidu vaba viskid viskab tekut ju väga hästi, aga lõpus paraku jah, 4 tükki ta viskas mööda, nii et siin sai ka arutatud, et eks see vist ikka selle füüsilise koormuse pealt praegu on. Ja, et ikkagi ta on ju ka mänginud üle 35 minuti mängus ja et kuskil mingi moment see peab järgi andma. Kahjuks hetkeks vähemalt lisandus uus mees vigastatud nimekirja Ernesto Sedreskis, et juba esimesel poolajal, et kas sa said teada, milline on tema seis riietusruumist, said teada? No jah, mingisugune ei tea nüüd, kui tugev rebend on lihases ja sellises kohas, kus see tavaliselt võtab taastumine jälle paraku kaua aega, et ei taha praegu spekuleerida, et vaatame ära, äkki ei ole nii hull ikkagi. Oliver Metsal oli pika aja väljas taas platsil, rahvad võtsid aplausiga vastu lausa, et kas Oliver saab peatselt juba täiejõuga mängida? No jah, et ega oligi ju näha tema mängust, et ta on eemal olnud, aga no nüüd ega muud varianti olegi, et iga mänguga loodetavasti järjest natuke rohkem ja ma usun küll, et taastab oma eelmise taseme. Rait Keerles? Oli planeeritult, jäi eemale veel, et veel see oli viimane... Lihtsalt hoiate teda? Jaa, laupäeval on Rait juba platsis. Aitäh, Jaak! Tegemist oli siiski väga tugeva meeskonnaga, võitnud Eesti tippmeeskondi päris suure vahega, nii et kuigi kaotus ei ole kunagi heaga, ega nüüd häbi ka ei olnud kaotada, kaotasime võitlusega. No, tuleb vastasele au anda ja tegemist on kindlasti väga hea meeskonnaga. Aitäh sulle, Jaak, edu meeskonnale ja loodame, et ka vigastused lõpuks ei kolita meie meeskondana. Tänud!